Need on ajaloolised hetked. See on esimene kord iseseisva Eesti ajal, kui meie teadlased teevad katseid kaaluta olekust. Leiutis, mida kosmoselähedastes tingimustes testitakse, on see esmapilgul mobiiltelefoni välimusega seade, Myoton. Myoton või myomeeter on seade, millega saab mõõta lihase toonust, elastsust, jäikust ehk biomehaanilisi omadusi. Kui kosmonaut, astronaut viibib kaaluta olekus pikemat aega, siis tänu sellele, et puudub vajadus hoida skeletti püsti, teatud lihased hakkavad kaotama oma toonust. Ja myomeeter on selline riist, mis võimaldab seda lihase toonust, lihaspinget mõõta. See meetod töötab väga lihtsal põhimõttel. Seade annab löökotsikuga lihasele hästi kerge löögi ja siis ta registreerib selle löögi tagajärjel lihase reaktsiooni sellele löögile. Siis selle tulemuse saadakse kustuv võnkumine ja kustuva võnkumise pealt arvutatakse siis need parameetrid. Ja see aparaat teeb selle kohe reaalajas? Ta teeb selle kohe reaalajas, see kõik kokku võtab aega circa 0,2 sekundit. Ja see pakub kosmoseagentuurile lihtsalt väga suurt huvi, sest ausalt öeldes inimest on kosmoses uuritud väga palju. Ja on väga palju materjali, mida siis nii-öelda rakendada. Aga meie teadlaste poolt välja mõeldud riistapuu on loonud täiesti uue võimaluse sellesse teemasse ja seetõttu tuntakse ka siis selle riista kasutamise vastu tõsist huvi. Myomeetri isa on Tartu Ülikooli emeriitdotsent Arved Vain, kes nägi 1960-ndatel amatöörvõimlejana, kuidas noorte meeste kõõlused järjest purunesid. 20 aastat hiljem kujunes sellest idee käepäraseks lihaste mõõtmise aparaadiks. See on mõeldud kõigile, neile, kellel on probleeme lihasega või siis nad tahavad, et see lihas oleks võimekam kui tavainimesel. Aastaid kestnud arenduse ja tootedisaini kroon on see Ferrari punane mudel Myoton, mida valmistab täna samanimeline Eesti firma. See on selle asja juures võib-olla kõige toredam, et see on tõesti täiesti puhas Eesti asi. See on Eesti teadlaste poolt välja mõeldud, selle taga on Eesti meeste poolt registreeritud leiutis. Selle disain on tehtud Eesti disainerite poolt, selle firma omanikud on Eesti investorid, nii et, ja kaubamärk on muidugi ka Eesti oma, nii et puhtamat Eesti asja annab otsida tehnoloogia valdkonnas. Ettevõtluse arendamise sihtasutus on ühelt poolt Euroopa Kosmoseagentuuri esindaja Eestis ja samaaegselt meie esindaja seal. EAS-i tiiva all on hetkel 12 Eesti teadusasutuse ja firma kosmosepotentsiaaliga projekt. Neist kõige kaugemale on jõudnud just Myoton, mille arendust EAS toetas 250 000 euroga. See, et Kosmoseagentuur Eesti leiutise vastu nii tõsist huvi üles näitas, oli suur üllatus. Kõnekas on, et päevast, mille eestlased taotlesid võimalust aparaati kaaluta olekus testida, päevani, mil seda võimaldati, kulus vaid 8 kuud. Kui me panime kokku parapool-lennul osalemise avalduse, siis ega me väga ei lootnud, et nii kiiresti juba järgmisele kampaaniale meid sisse lülitatakse. See järjekord on circa 2-3 aastat ja pidevalt on mingisugune üle 50 avalduse erinevatele teaduslikele katsetustele järjekorras. Teadaolevalt ei ole parapool-lennul käinud enne Alekot ühtegi inimest mingi konkreetse missiooniga midagi katsetamas. Meile teadaolevalt ei ole Eestis välja arendatud tehnoloogiat sellistel katsetel varem osalenud. Tõesti võib öelda, et see on ikkagi pretsedent ja ajalooline asi. Ja mingil määral ka ajalooline asi, jah, kindlasti. Kosmoseagentuuri jaoks teeb katselende firma Novespace, mille baaslennujaam on Bordeaux. Eksperimendiks kasutatakse pealtnäha tavalist Airbus 300, mis on umbes 2 korda suurem kui Estonian Airi suurimad lennukid.
Seest on salong enamuses tühjaks tehtud ja jagatud kontrollkeskuseks ning mitmeks katsealaks. Seinad ja põrandad on polsterdatud. Parapoollennuks kutsutakse seda seepärast, et trajektoor on sõna otseses mõttes parapoolikujuline. Kaaluta olek tekib siis, kui lennuk läheb 45 kraadi all ülesse, nii, ja siis, kui on saavutatud nii-öelda see stabiilne seisund 1,8 G-d, siis lülitatakse lennukil nii-öelda mootorite koormus võetakse alla ja see kaaluta olek algab juba selle koha peal pihta. Et algus lennuk läheb ülesse ja nüüd hakkab juba pihta ja nüüd siis siit kogu see parapool kuni nii-öelda umbes samale kõrgusele välja teisele poole parapooli, et see kokku võtab siis aega circa 22 sekundit ja kõik see on siis enam-vähem nii-öelda nullgravitatsiooni lähedal. See on selline tunne nagu, see on täiesti vastupidine tunne, mida me oleme harjunud kogema. See on umbes niimoodi, et kui ma hüppan kuskilt astangult alla, näiteks 1 meetri kõrguselt, siis ma tean, mis mind ees ootab, et ma lendan alla, ma tean, mis tunne see on, seal on kõik vastupidine. Ma hüppan ja siis järsku ma lendan ülesse. Et südamelt läheb õõnsaks ja tekib selline kontrollimatuse tunne alguses. Aga pärast, kui juba on teada, mis sind ees ootab, siis on väga lahe. Inimestel paha ei hakka? Hakkab küll. Sellepärast enamus osalejatele süstitakse skopolamiini circa tund aega enne lendu ja siis... See on siis ravim, mis mõjutab mingit tasakaalu? See on ravim, mis rahustab inimesi mõnevõrra ja ütleme, et vähendab siis tasakaalukeskuse aktiivsust. Sellepärast, et see, mida tunneb meie tasakaalukeskus ja see, mida me oma silmadega näeme, need pildid seal üleval ei lähe kokku. Ja siis meil, ütleme, et läheb süda pahaks. Aga et seda ei toimuks ja me reaalselt saaksime tööd teha, siis me oleme seal nii-öelda skopolamiini mõju all. Eestlaste põhieesmärk oli lihtne. Kontrollida, kas nende riistapuu töötab kaaluta olekus. On rõõm tõdeda, et ta tõesti töötas ja mõõtis väga hästi. Ma märkasin, et teil olid seal kaasas üllataval kombel pehmed mänguasjad. Mis roll nendel on? Need on maskotid, et see on selline komme. Võtta kaasa näiteks oma lapse lemmikmänguasi, siduda sinna kinni. Sellel on nagu 2 funktsiooni, et see pidi õnne tooma, et siis lähevad nii-öelda asjad hästi. Ja teine, et juhul, kui meil toimuvad nii-öelda sellise staatilise loomuga mõõtmised, siis, ja kuna kõik mõõtmised võetakse filmilinti, siis lisaks nii-öelda audioteatistele nende järgi on võimalik pärast nii-öelda näha, et kuidas see kaaluta olek siis oli, et kui see maskott seal tantsib paremale vasakule näiteks, et siis me teame, et lennuk on sellel hetkel nagu turbulentsis ja ka võib-olla mõõtmistulemused ei ole nii stabiilsed. Eksperimendi jaoks tehti novembri lõpus 3 lennupäeva, iga päev 30 parapooli. Kulud, mis on kinnitamata andmetel 90 000 eurot inimese kohta ühel lennul, kandis kosmoseagentuur. Ja ütleme, et siis enamus nendest parapoolidest on siis selline kõrvaltvaatajale väga igav töö tegemine ja siis, kui tööprogramm on tehtud ja neid varuparapoole enam töö tegemiseks vaja ei lähe, mõõtmistulemused on saavutatud, kõik on okei, siis mis seal salata, viimased parapoolid on nii-öelda nautimise eesmärgil.